Hei hopsi, kuidas teil läheb? Minu nimi Stenjan. Vaadake, ma istusin ükskord Facebookis ja mu newsfeedile tuli üks inimene. Ma võin julgelt öelda, et ma olen leidnud legendi. Ma olen leidnud meie tuleviku YouTube'i staari. Kes on teie arust mingid kõvad ennad praegu YouTube'is? Nagu mingi Logan Paul, mingi Jake Paul, ma ei tea, Eestis, kes siin on, mingi... Ei, ma ütlen teile, tulevik on hoopis teistsugune, te kujutate ka. Ja ma täna näitan teile, milline on YouTube'i tulevik ja kes lükkavad troonilt absoluutselt kõik teised YouTuberid. Kõik teised YouTuberid! Sest et YouTube'i kuningaks saab ainult üks ja see on see vend. Timothy James Byrne. Ta pilt tuli mul Facebookis ette ja ma sain kohe aru, see vend on eriline. Aga miks ma rääkisin, et ta on legend ja miks tema on YouTube'i tulevik? Kunagi ütles üks Eesti YouTube'i legend sellist asja. Nii, YouTuber teeb videosid tihti. On üks punkt. Ja sellepärast ei saagi YouTube'i legendideks kunagi saada minusugune vend, kes on see kuu teinud ainult 2 videot. Või siis tema, kes on teinud see kuu ka ainult 2 videot. Ma tegin ükskord 1 kuu jooksul 50 videot. Okei, 50 videot kuus. Päris hea. Kuidas sa teed 66 videot ühes nädalas? Ühes nädalas 66 videot. Ma ei ole isegi aasta ajaga teinud vist nii palju videosi, kui tema on ühe nädalaga teinud 1 nädal 66 videot. Milline legend! See vend on tulevik. Ja ta content ei ole jama. Okei, alustame algusest. Vaatame, mis oli tema kõige esimene video. Okei, nagu näha, siis on tegemist muusikalise talendiga. See video oli ta tehtud 6 aastat vist tagasi või 5 aastat tagasi. Huvitav, kuidas ta arenenud on? Ja kusjuures seal ta ei peatu enda annetega. Tal on veel palju andeid. Peale selle, et ta teeb YouTube'i nii tihti ja ta on selles väga-väga hea. Ja peale selle, et ta mängib väga hästi klaverit. Ta veel mängib gitarri ja laulab. Ütle mul üks tüdruk, kellele ei meeldi kutt, kes oskab mängida klaverit, gitarri ja ta laulab. Oh my god. See vend jõuab väga kaugele, kui ta niimoodi jätkab. Võib-olla. Vaadates tema paari videot, ma sain aru, et see vend elab üksinda. Aga see ikka elab. See kutt on lihtsalt tulevikust pärit. Tal ei lähe vaja naisi. Tal ei lähe vaja lapsi. Tal on kaisukarud, come on. Lihtsalt vaadake seda. Kutt elab enda kaisukarudega ja ta räägib nendega. Seamus, how you doing, pal? What are you watching? See kutt reaalselt läheb elutuppa ja küsib mänguloomade käest, mida nad telekast vaatavad. Nagu unustage ära naine ja lapsed, nagu maailm on üle rahvastatud. Ja see vend teab seda, see vend teab, et see on probleem. Ja ta ei aita probleemile kaasa. Selle asemel võtta naine ja saada lapsi, tema otsustas maailma päästa. Milline kangelane! Maailma üle rahvustamine on tõeline probleem. Ja tema, ta saab sellest aru, ta tegeleb sellega. Mitte nagu meie, kes räägime sellest, aga me ei võta midagi sellega suhtes ette. Me lihtsalt räägime, vingume. See vend, milline legend! Ma võikski jääda tegelikult temast rääkima, sest et nagu ta on siuke inspiratsioon ja tema pealt saab nii palju õppida. Lihtsalt vaadake seda venda. Explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Seda venda ei koti, et ta filmib ennast palju, ta on rahul enda kehaga, nagu meie kõik peaksime olema. Nagu rääkides ta piltidest ja filmimisest. Teate, ta teeb seda kõike nagu üksinda, on ju. Okei, filmimine, sa paned Google'i kaamera lihtsalt peale ja filmid ennast. Aga pildid. See vend teeb endast professionaalseid portreepilte. Ta on modell, lihtsalt nagu... Ma olengi päris kindel, kas see foto on tehtud tema enda poolt timeriga. Või sa aitas teda äkki üks tema kaisukarudest nagu. Me ei saagi kunagi teada ja see ongi küsimus, mis mind jääbki kripeldama. 2 nädalat tagasi, kui ma ta Facebookis leidsin ja surfasin ta profiilil, siis... Ma sain seda igast asju teha, ma sain vaadata ta pilte, ta tegemise värke. Nüüd ta kasutab Facebookist eemaldatud. Sest mingid lambised inimesed olid teda flag'inud ära reportinud ja Facebooki otsustada kasutada ära eemaldada. Miks? Sest et inimesed leidsid, et ta on liiga creepy. Ma olen väga-väga õnnelik, et ma selle kuti üldse leidsin, sest et see vend toob mulle naeratuse näole iga päev. Mitte nii nagu mõni meist 2 korda kuus. Ma olen kihled kunagi kaugel tulevikus, kui inimesi enam ei eksisteeri ja siia maale tuleb mingi uus liik. Siis nemad leiavad selle venna videod ja saavad aru, millised me tegelikult olime, millised olid tegelikult inimesed. Oh my god, nad on kindlasti väga üllatunud. Aga suur aitäh, et videot vaatasite. Kui teile meeldis, siis kindlasti kirjutage kommentaaridesse ja likeige seda videot, sest et mulle tõesti meeldib selliseid videosid teha ja kui teile meeldib neid vaadata, siis ma teen neid veel parema meelega. Aga ega midagi. Meie teiega kohtume järgmises videos. Seega, tšau!